Annyeonghaseyo! Mina olen Joonas. Mina olen Adu. Ja täna proovime erinevaid Korea snäkke ja toite. Siin on tõesti kõik mingisugused sellised igapäevased asjad, mida korealased ikkagi söövad. Et siin on meil riis muidugi on ju, siis kimchi, kanaliha, loomaliha, siis on meil bibimbap, mis on sellised väga tavapärased toidud, mida ikkagi iga korealane nagu sööb. Meil on kõigepealt hanköökist bulgogi doshirak. Bulgogi nagu otsetõlkes tähendab nagu marineeritud liha, ehk siis ta ongi sellised hästi õhukesed lihaviilud, mis on siis nagu mingisuguse kastmega nagu marineeritud ja läbi praetud. Et ta jah, siin meil näeb suht vedel välja. Ei ole, aga lõhnab nagu bulgogi. Eks me proovime siis. Issand. Aga ma ütleks, et kui ma nagu kinnisilmi seda maitseks praegu, siis ma küll ei ütleks, et tegemist on bulgogiga. Et võib-olla on asi selles, et ta ujub siin millegi sees on ju. Et enamasti ta ikkagist on nagu liha on ju, et ta ei peaks olema nii vedel, et võib-olla see natuke võtab nagu maitset ära. Ma ütleks sükene 80 praegu. Okei. No ma olen natuke kriitilisem, siis ma ütleks mingisugune 50 äkki või. Ma olen nagu Koreas neid, nagu Koreas seda originaali nii-öelda proovinud on ju, et võib-olla ma olen natuke kriitilisem, et mulle jah, see vedel osa siin natukene tekitab segadust. Järgmiseks meil on siin kirjas jak. See siis peaks olema gochujang. Kas oskad öelda, mis gochujang on põhimõtteliselt nagu punasest chillist tehtud pasta, mida nad nagu topivad absoluutselt igale poole, kõikidesse, ma ei tea, suppidesse, kastmetesse, lihasid marineerivad sellega, et see on tõesti asi, mida nagu sa Koreas kohtad igal pool. Aftertaste, nagu sa tunned, et see spiciness nagu ehitab või build up võib? Jah, aga ma ütleks, et on üldse nagu nii hull, kui ma arvasin. Reegleid on palju söömisega. Et esiteks on see, et kui sa sööd mingi seltskonnaga, kas või pereringis nagu kodus, siis enne sa sööma hakata ei tohi, kui kõige vanem inimene lauas ei ole nagu öelnud, et hakkame nüüd sööma. Kui vana sa oled? Mina olen 22. Okei, mina alustasin ja ma olen 23, ehk siis virgud. Meil on kõik hästi praegu, jah. Ja samamoodi on joomisega ka näiteks, et kui me siin joome vett näiteks on ja, et siis niimoodi ei tohi juua, et ma vaatan sulle otsa on ja siis hakkan nagu kaanima, et vaid see on ikka just niimoodi, et sa keerad ennast natuke ära, paned võib-olla käe suu ette ja siis jood. Niimoodi salaja, ja eriti siis, kui on nagu mingi alkoholi joomine, et siis on nagu eriti veel see, et on nagu miljon reeglit. Järgmiseks on meil siis siukene huvitav nimi nagu doshirak kanaga. Mis asi see on siis? No doshirak tegelikult on lihtsalt pakitud lõunasöök põhimõtteliselt. Ja sul võib olla doshirak nagu ükskõik millest koosnev, see siin meil on siis kanaga, meil on siin riis, meil on siin mõned pantšanid. See on selline tüüpiline lõunasöök Koreas, ma ütleks, et ülikoolides, ma ei tea, kontorites seda süüakse. Kui ma street foodi tavaliselt võtan välismaalt, siis seal on ka mingisugused Aasia putkad, kus tavaliselt on sükene nagu veits fried chicken või sarnane, mida ma siin näen siis ja ma tunnen selle maitse ära ja mulle väga meeldib see. Et aga Koreas tõepoolest nad kasutavad siis pulkasid ja lusikat, et nemad noaga ei söö absoluutselt, et siis ongi kõik toidud on sellised, kui seda kimchit ka vaadata, see on kõik, see on ära lõigatud täpselt nii, et see on nagu siuke ühe ampsu suurune, et sa ei pea midagi nagu kuidagi lõikama hakkama. Tegelikult Korea on Aasia ainus riik, kus on metallist pulgad. Et nemad ei söö puidust pulkadega ega plastikust pulkadega, vaid neil on metallpulgad ja nende pulgad on lapikud. Et neil ei ole nagu selliseid ümaraid pulkasid, siis, mis teeb tegelikult väga keeruliseks nagu nendega söömise. Jälle, ma ei saa nagu midagi halba öelda, sest et
nagu I love chicken, I love see paneering. Mulle meeldib rohkem Korea ridis kui Eesti-pärane ja kimchile ei ütle ei. Nii et ma ütlen praegu julge 9-10. Lihtsalt, et mitte võib-olla liiga üles ajada veel. Okei, et ei ole, igaks juhuks ei anna veel 10 ära. Igaks juhuks ei pane selle maksimumi. Okei. No ma siis ka hindan seda harmooniat siin. Ma ütleks, et see riis on nagu päris õige, et ta on siuke lühikese teraga riis on ja ta on siuke natuke kleepuv riis. See kana on suht koht siuke õige on ju. Et aga ma ütleks, ma annaks sellele mingi 7-10 äkki. Järgmiseks meil on siis bibimbap, mis korea keeles otsetõlkes tähendab siis segatud riisi. Koreas enamasti see toit tuleb sellises suures kivist kausis ja see kauss on tulikuum ja siis ongi niimoodi see üles ehitatud, et põhjas on riis, peal on siis erinevad köögiviljad ja liha. Sain. Ja võt ja muna, siin on näha, siin nende ridiste all peidus on muna ja see tähendabki siis segatud riisi, sest et sa segad selle kõik oma lusikaga läbi kõigepealt. Aga jah, siin on all põhjas. Ja siin on nagu lehtsalatit, see on väga huvitav. Lehtsalatit mina olen varem näinud nagu bibimbapis. See on huvitav. Ja siin on seened ka, kas see on... Seened on suhteliselt tavaline. Ja seal vist on seda gochujang'i ka, ma vaatan, et sul läheb lusikas vaikselt nagu punaseks. Ja ma ei pidanud isegi lusikat tõmbama puhtaks, ma arvasin, et siin ei ole igatahes. Ma räägin, kui põhimõtteliselt igas Korea toidus on riis, siis võib julgelt öelda, et igas Korea toidus on ka gochujang'i. Oh no, oh my god, no. Nüüd me oleme siis söönud kõhu ilusti täis, tuju on hea, nii palju kuivõrd. Jõudsime siis snackide juurde. No ainus asi, mida siin nüüd inglise keele abiga välja loeb, on spicy flavor. Avame selle, vaatame, mis siit vastu vaatab meile. Ohoh. Nii, need on siis nagu eraldi pakendatud mingisugused. Ütleme nii, et plastmassiga ei ole nagu siin kokku hoitud. Keskkonnasõbralik see ei ole igatahes. Issand. Lekib siin sees natukene. Pigista seda. See on nagu svamm, siit tilgub seda õli välja. Oh my god, see lõhn. Appi. See ei ole kõva, aga see on nagu raske närida. Ma olen nagu mingi... kummik on täna suukandis, ma proovin sellest nagu tükki kätte saada. Teriyaki või soja, mingi kummiku maitseline svamm või? Svamm, jaa. Et sa pigistad selle ja siis läheb aina ebameeldivamaks ja järelmaitse kohutav. See oli ikka elamus praegu nagu. See on selline 1-10 ikka. Okei, ma ütleks mingi 40 äkki. No see nüüd on põhimõtteliselt siis nagu vetikaga tehtud nagu krõps. Ja see ka ei ole Korea nagu oma toodang, aga seda tüüpi asju tõesti Koreas nagu ülipalju süüakse. Ja nemad teevadki just nende vetikatega nagu väga palju neid siuksed. No neid ma nagu arvan, et mulle maitsevad, sest et sellist vetikat nagu, ma olen Koreas ikka päris palju söönud. Tal ei ole mingisugust sellist, tohutut vetika maitset ka nagu. Siin ütleb, et trühvli maitsega siis ja musta pipart on ju, et ma seda pipart isegi nii palju ei tunne, võib-olla, kuidas ma ütleksin, siis olekski nagu võib-olla üle kuhjatud, aga ei ole. Aga samas see trühvel teebki selle mõnusaks. Ja, et ma ei tea, mina annan sellele 90. Ma nõustun sinuga, ma olen sama. Et ongi Poki minu meelest on äkki Jaapani firma, aga seda Koreas nagu ka müüakse ja kõik söövad. See samune Lotte teeb ka neid, nemad kutsuvad neid pepperodeks. Ja neil on isegi oma nagu püha nende kõrsikutega. Väga ilusad. Ilusad. Chan. Aga väga addicting, selles mõttes ma sööks terve karbi täie vist ise, kui saaks. Need on täpselt siuksed asjad, et nagu need on lihtsad, need maitsed hästi, sa võidki neid sööma jääda. Väga mõnus. Jah. Ja last but least,
meil on siin, oskad lugeda või? No see on mochi tegelikult, mis see on. Ehk siis pakendi pealt ma saan aru, et tegemist on mango mochiga. Koreas nad ütlevad selle kohta nagu tok. Et mida nad söövad siis enda uuel aastal ja oma mingitel muudel pühadel. Et see ongi põhiliselt riisist nagu tehtud selline tainas, mida siis pannakse sinna sisse mingid täidiseid. See, ma saan aru, on, issand kui nunnud, need on sellised väiksed mini nagu mochid. Et need on vist nagu, ma saan aru, mingid mangomaitsega äkki või? Jaa. Et Koreas tavapäraselt pannakse sinna sisse punase oa pastat. Tšan. Ta maitseb natuke siuke keemiliselt. Ta ei anna seda tugevat või värsket mango maitset, annab jah seda keemilist. Ma ei tea, ma ei ole kõige suurem fänn nagu. Ma ütleks lihtsalt puhtalt nagu värskuse ja selle hinnangul siuke 60. Et jah, ma ütleks ka, et selline seda sorti tekstuurid peab nagu inimesele meeldima, aina. Et jah, et ta ei ole tõesti midagi nagu ma arvan Eestis meil, mis oleks sarnast, meil nagu ei ole. No ma ei tea, mingi 3,5 äkki. Mis sa ütleksid siis lõpuks, et kas Eesti ja Korea snäkid ja toidulaud siis laiemalt on sarnane kuidagi? Ma ütleks, et see on väga erinev kindlasti, et mis ei tähenda muidugi seda, et eestlasele Korea nagu toit ei pruugi meeldida või sobida, aga ma arvan jah, et mingisugused sellised asjad, et Eestis võib-olla toidu alus on kartul, ja neil on riis, et me sööme rohkem võib-olla soolast toitu, nemad söövad vürtsikat toitu, et sellised nagu erinevused, aga ma ei tea, minu meelest täna me nagu leidsime küll asju, mis nagu meile sobisid ja mis võib-olla olid võõrad, aga ikkagist maitsesid hästi, et. Aga kuidas on korea keeles öelda aitäh, et vaatasite? 부조서 감사합니다.